nagu me eelnevast ettekandest kuulsime, on neid nii-öelda sidususi Järva ja Raplamaaga mitmeid. Aga üks, millest natukene mööda libiseti, on 1905. aasta. Ja nagu me hästi teame, siis alles hiljaaegu möödus 110 aastat nii Velise vabariigist kui ka Vaali vabariigist. Ja võib vast täiesti tõekindlusega öelda, et see Kesk-Eesti, Järva ja Raplamaa on üks kõige elujõulisemaid kohti, kus 5. aasta pärimus nii hoogsalt elab. Täiesti ka meie igapäevastes märkides. Koerukandi inimesed teavad hästi seda uut teed, mis pandi maha Vaalt Abajani. Aga seda lugu ka teate, et tänapäeval seda teed kutsutakse president Ilvese teeks. Et pärimus täitsa elab edasi. Miks pärast president Ilvese tee? Nimelt, kui tähistati Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva, siis seal Vaali vabariigi keskuses Paltsu talus pidi olema omavalitsuste kuu avamine ja pidi olema ka president. Hakati teed tegema, aga poole suve jooksul selgus, et Ilves on hoopis Moskvas ja jääb külaskäik ära. Ja nii ongi jäänud tee poole augu juurest asfalti. Aga nüüd me jõuame ühe väga olulise teemani, mis üldse annabki meile jõudu, et oma kultuuri elujõulisena hoida, nimelt toidukultuur. Ja jällegi Vigalast on üles kirjutatud üks vahva vanasõna, nimelt, et parem leib taskus kui sulg kübara külges. Ja meie konverentsi esimese poole viimase ettekanne räägib siis Kesk-Eesti toidukultuurist ja palume siia Eesti Rahva Muuseumi teaduri Reet Piiri. Toon siis terviseid Tartust, Eesti Rahva Muuseumist. Muuseum praegu kolib, 29. septembril avame uue maja ja oleme kõik rõõmsad, kui te leiate tee sinna meie uude hoonesse ja kasutama lisaks meie uutele näitustele ka kasutama meie rikkalikke arhiivimaterjale. Kuna muuseum praegu kolib, arhiive hakati pakkima juba suvel, siis ma ei pääsenud kõigile allikatele ligi ja sain kasutada ainult mõningaid. Aastatel 1993 kuni 1996, siis 4 suve töötasime me Aravetel, käisime mööda Järva Madise ja Ambla kihelkondi. Mina ise küll uurisin seal 20. sajandi rõivastust, aga minu kolleeg Jutta Reijo küsitles rahvast toidualal ja neid tema suuri pakse käsikirjalisi köiteid, mis on meie muuseumi arhiivis tallel, neid ma siis kasutasin. 1923. aastal käis Eesti Rahva Muuseumi ülesandel Peetri kihelkonnas filoloogia tudeng Adele Jürgens ja ta pani kirja väga head materjali nii Peetri kihelkonna rõivastusest kui ka Peetri kihelkonna toidust. Ja siis ka neid materjale ma saan kasutada ja just see on tore, et siis see 23. aastal oli veel võimalik küsitleda inimesi, kes mäletasid hästi 19. sajandit, kas ise või siis oma emade, vanaemade mälestustes. Alustasin Järvamaaga, kuna nagu siin juba on nostalgitsetud, kuidas on seotud kohalikega, et kuna mina töötasin ju 4 suve, olime siin Aravetel ja käisime mööda Järvamaad ringi ja tutvusime nende inimestega, käisime nende kodudes, siis ma alustasingi arhiivi vaatamist Järvamaast ja siis, kui ma sinna Raplamaale ükskord jõudsin, siis olid juba arhiivid pakitud ja ma sain vaadata ainult siis meie kirjasaatja Salme Hiiemäe materjale, kes on siis vastanud muuseumi poolt saadetud küsimustikele, nagu ma siin olen pannud ka kirja, et siis leivaküpsetamine, liha ja rasva kasutamine toidus, metsamarjad ja piim. Aga muuseum on täis väga põnevat ja huvitavat materjali ja kui me sügisel oma uue maja avame ja avame ka arhiivid, siis olete kõik oodatud sinna neid materjali lugema ja kasutama.
toidukultuur on üks väga huvitav ala. See on, ma ütleks, kõige püsivam. Et ju toiduretsepte ja neid kõiki valmistamisviise antakse edasi emadelt, vanaemadelt oma lastele, lastelastele. Ja siinsamas jälle seda aravete aega 4 suve meenutades, kuidas me siin välitöödel olime, koos tegime kõik seal süüa, Peavere koloosi või selles vanast aravete lasteaias, elasime seal ja kuidas siis tuleb välja see, kus piirkonnast keegi pärit on, kes oli Raplamaalt, tahtis, et kapsasuppi süüakse kindlasti külmalt ja keedetud kartulitega. Alati meil tekkis vaidlus, kui me hakkasime kartuliputru tegema, sest muhulane tahtis ühtemoodi teha, setu tahtis hoopis teistmoodi teha. Ja sealt sellistest kohtadest tulevadki välja väga selgelt sellisest kohast keegi pärit on, millised on tema kodus toidu tegemise traditsioonid. Muidugi meil on väga palju ühist siin Eestimaal, igal pool Eestis austatakse leiba ja leib on meile kõige tähtsam ja kõik see kõrvane on leivakõrvane, mida me sööme, aga samas on ka koha peal väga palju selliseid pisikesi nüansse, väikseid erinevusi, mis siis just iseloomustavad seda paika. Nüüd see materjal, mida ma sain lugeda, siis nagu hõlmabki siis seda 19. sajandi teist poolt ja 20. sajandi esimesi kümnendeid. Meil on väga põnev materjal ka nõukogude aja toidukultuurist, ütlema vahele, et kuna me tegime muuseumis näitust nõukogude toidukultuurist, siis me saatsime oma kirjasaatjatel üle Eesti laiali küsimuskava hästi põhjaliku ja me saime tohutult häid vastuseid, 10 sadade lehekülgede viisi. Need on terve pikk rida riiuli peal ära köödetuna, nii et uurige ja kasutage. Ja nagu teada, siis meie talurahvas nii ka Kesk-Eestis kasutas siis toiduks oma majapidamises toodetavat toiduaineid. Ja toit oli väga tambu ja leivakeskne. Igapäevane toit oligi inimestel leib, tambud, jahu, kartul, silk, sealiha, piim, kaunviljad, hapukapsas. Nagu teada, toidu maitse määras suuresti selle valmistamisviis. Soojad toidud olid varem enamasti keedetud ja need valmistati siis korstnata rehetoa ahju koldes suures pajas lahtisel lõkkel. Ahjus kas kohal või ahjupõrandal küpsetati naereid ja kaalikaid, hiljem seal samas kartuleid. Ahjupõrandal küpsetati leib ning pühade ajal kolmialale toetuvas pajas liha ja vorste. Toitu keedeti korraga palju, et jätkuks järgseks päevaks soojendamiseks. Kõik see toidu tegemine seal lahtisel tulel, hiljem nende puunõude puhastamine, kõik see oli tohutu töö ja vaev ja sellega, kui see toidu tegemine ette võeti, siis tehti juba suurem hulk korraga, et oleks pärast soojendada. Kui hakati ehitama korstnaid ja pliite, muutus toidu valmistamises palju. Pliidil oli palju lihtsam toitu teha, sai teha isegi mitu korda päevas pliite alla tule ja sellel toitu teha. Esimesed teated Kesk-Eestist pliitade ehitamisest on siis 19. sajandi esimesest poolest Hageri kihelkonnast Harjumaal. Järvamaal hakati pliite ehitama 1850. aastatel, eeskätt Türi ja Paide ümbruses. 1880. aastaks oli pliidid juba ehitatud siis umbes 42% Järvamaa majapidamistest. Ja pliidi toidu valmistamine tõi kaasa ka uued toidunõud, siis potid, sabaga pannid ja uudsena näiteks tuli toidu praadimine panni peal ja igasuguseid muid selliseid uusi toiduvalmistamisviise. Aga kindlasti selle toiduvalmistamise kõrval oli väga tähtis siis, kuidas oli võimalus toiduaineid säilitada sellel ajal, kaugel ajal ja mida organism nõudis. Kindlasti söödi talvel tugevat rasvastoitu, suvel kergeid piimatoite. Küll aga söödi suvel 3 korda päevas, vahele võeti oodet
ja õhtusöök oli siis päeva tugevam ja seda söödi alles kell 10 õhtul, et tänapäeva igasuguste toiduteadlaste normide vastaselt. Talvel söödi ainult 2 korda päevas, hommikul ja õhtul ja alles 20. sajandi esimestel kümnenditel hakati siis sööma talvel ka 3 korda päevas. Talvel magati kaua ja ei tulnud nii palju energiat, siis ilmselt, et lihtsalt 2 korrast. Põhja- ja Kesk-Eestis olid välja kujunenud väga kindlad toidukorrad. Lõuna-Eestis see nii kindel ei olnud, aga Põhja-Eestis olid siis kindlasti kolmapäeviti, laupäeviti pudrupäevad. Ja nagu Järva Madise kihelkonna sööti, et siis see oli veel kindlasti kasutusega 20. sajandi esimesel poole veel. Et nüüd tsiteerin siis, et hernesupp esmaspäeval, teisipäeval tangusupp, kolmapäeval tangupudru, neljapäeval hapukapsasupp, reedel hernesupp, laupäeval kartulipudru ja pühapäeval kas siis kartuliliha või kartuli hapukapsasupp. Ja toiduvarude üle peeti väga rangelt arvestust, et ots otsaga kokku tulla ja oli ju selge see, et kui sügisel on suured söömad, siis kevadel on keed kesised, nagu öeldi. Ja mida perenaine aasta läbi pakkus, oli odrajahust keedetud kõrt. Ja paremaks söögiks peeti juba tanguputru, kuhu lisati võimalusel pekitükke, herneid, ubekapsaid. 19. sajandi lõpust juba on hakatud kaera kasvatama ja toiduks, varem oli ainult see hobustele, hakati ise ka tarbima ja siis lisandus kaeratangupudru. Ja seda siis söödi juba praelihaga, olid juba pannid, pliitad ja või siis soolasilguga. 19. sajandi lõpupoole sai kõige sagedamini valmistamataks pudruks oli siis kartulipuder ja jälle seal Aravetel öeldi, et siis need kolmapäevased ja laupäevased odratangupudru õhtud muutusid kartulipudru õhtuteks. Ja üks pliidil toidu tegemise selliseks uuenduseks, mida mainiti mitmel pool, oli siis see, et hakati potis rasva sees keetma paksu odrajahu sousti, kuhu oli hea kartulit kasta. Varem kastati seda silgusoolvette. Ja 20. sajandi esimesel poolel hakati sousti tegema juba nisujahuga. Ja pidulikamal juhul hakati kartulitele kallama juurviljaga koos keedetud lihaleent ja seda hakati nüüd kutsuma kastmeks. Söömine muidugi sõltus tootmisest, mida oli võimalik kasvatada ja teraviljades kasvatati kõige rohkem siis otra ja rukist. Põhjapoolsemas Eestis mullad sobivad paremini odrakasvatuseks ja see kajastus ka siin Kesk-Eesti toidusedelis. Et igapäevased toidud olidki siis odratangude või odrajahuga tehtud. Hinnatum toit oli muidugi rukkileib, aga Järvamaal ei raatsitud siis rukist muuks otstarbeks kulutada kui ainult leivaviljaks ja siin on vähe harva tehtud rukkist muid toite. 19. sajandi keskpaiku siis põllumajanduse hoogsa arenguga kaasnesid ka uued põllukultuurid, üks oli siis nisu, mida hakati laiemalt kasvatama, juba mainisin kaera ja ka rukkikülvi suurendati ja see omakorda siis vähendas odra kasvatamist ja kasutamist toidust. Ja seda muutust näitab ka see, et siin erinevates Järvamaa kihelkonnades on mainitud, et nüüd, kui seda rukist hakati rohkem kasvatama, siis hakati tavalise leiva asemel küpsetama ka lihaleiba. Valmis voolitud pätsi pikiti leotatud soolaliha ja hakati valmistama ka peelleiba ehk rukkilinase jahust magushaput leiba, kel oli pandi ka sinna köömeid sisse. Seda küpsetati ainult pühadeks. Argipäevadeks küpsetati see hapupiima sisse odrakarastit, ikka siis odrajahuga ja sedagi tavaliselt köömetega. Aga selline
igapäevane leib oli siis ikka see kõige tähtsam ja kõige kallim, aga kõik see, mis siis linnakultuurist tuli, seda peeti nagu eriliseks ja maitsvaks ja kõik me oleme kuulnud siis lugusid sellest, kui hea oli see vanemate poolt kaasa toodud linnasai, kuidas seda siis oodati, mindud magama, et kuna isa siis laadalt koju jõudis ja siis lastele seda linnasai andis. Et selle kohta on ka igalt poolt hästi palju kirjas. Ja 20. sajandi alguses hakkas siis pühapäevatoitude juurde kuuluma plaadipirukas, suve-sügisel metsamarjadest, talvel muusikattega ja sügisel porgandiga. Kapsapirukas tehti mantelpiruk, kapsapudrule keerati tainas ümber, mõni perenaine rullis kapsapirukaga rullkoogina kokku. Teraviljadest valmistatud magustoitudest oli üks vanemaid ja armastatumaid hapupiima sisse tehtud leivapudi. Tehti ka kaljaputi. Kalja aeti keema, pudistati leivatükid sisse ja keedeti pehmeks. Maitsestati soolaga. Pidulikum oli õllesupp, põllu aeti keema, tükeldati sisse leivatükid ja lisati piim. Vahel tehti sellist õllesuppi ka lihtsalt sellepärast, et lihtsalt õlu oli vanaks läinud, et kasutati lihtsalt see vana õlu ära. Üsna sageli tehti haput aretist kilet. Varasematel aegadel tehti seda kesvajahust. 20. sajandil hakati tegema kaerajahust. Ja siis sai see kile nimeks kiisel, kui hakati kaerajahust tegema. Tavaliselt pandi korraga hapnema 5-6 liitrit. Tsiteerin, leivge vee sisse tehakse õhtul kaerajahust paraja pudrutaoline segu. Et kiiremini hapneks pandi tükk leiba sisse ja jäeti sooja kohta hapnema. Hommikul pigistati läbi sõela ning saadud vedelikku keedeti nii kaua, kuni kaunis paksuks tõmbus. Keetmise ajal pandi natuke soola sisse, söödi soojalt ja külmalt. Kiisel oli üks peenematest toitudest ja seda viidi ka naabritele. 19. 20. sajandi alguse vahetusel hakati sööma kama ja öeldi siis selle kohta, et see on uuemal ajal Riiamaa inimeste kaudu siia toodud. Kamajahu valmistati igal pool ise kodus ja tihtipeale see koostis siis sõltus sellest, millist vilja just kõige rohkem oli, et igal perel oli siis oma maitsega kamajahu, et lisaks siis odrale, nisule ja kaerale pandi sinna sisse hernest ruba ja siis just vastavalt sellele palju siis oli külvist alles jäänud. Et terad keedeti siis soolvees, kuivatati, jahvatati ja sel ajal söödi siis tavaliselt kama soolaga, harnem suhkruga ja segati hapupiima sisse nagu tänapäevalgi. Palju kasvatati ja söödi hernest, ruba, läätsi, soolalihaga või rasvaga keedeti neist suppe, aga tehti ka putru ja käkke, aga söödi ka kuivalt siis sool, kui nad olid soolvees pehmeks keedetud. Üks peatoitudest oli kapsas. Värsket kapsast valmistati vähe toite, sest kapsarasvu ajal polnud liha. Sügisel, kui algas lambatapp, see andis võimaluse keeta kapsaid päädikusuppi, siis lambapeaga värske kapsasuppi või siis lihtsalt lambalihaga värske kapsasuppi. Kapsas säilitati hapendatult, suured kapsapead lõigati pooleks ning keedeti suures pajas parajaks pehmeks. Tõsteti kapsa tõrde, mille põhjal olid laotud värsked kapsalehed. Keedetud peade vahele pandi toored, pooleks lõigatud kapsapäid ja tambiti kapsanuiaga kõvasti kinni. Soola vahele ei pandud, sest kapsaid keedeti hiljem niikuinii soolalihaga. Selliseid kapsaid kutsuti hauekapsad. Ja hauekapsastist siis keedeti tambulisanditega suppi siis soolalihaga. Ja säilitamiseks tehti ka sültkapsaid. Neid tehti niimoodi, et kapsad keedeti hästi ära, pandi korra järgi kapsatünni sisse, raputati ikka korra vahele soola ja köövneid ning lasti hapuks minna. Ja neid söödi siis leivaga ja kui liha oli, siis ka liha kõrvale. Ja 19. sajandi jooksul siis õpiti tegema raiekapsaid, selliseid, nagu me tänapäeval oleme harjunud sööma. Toidu maitsestamisel hinnati eriti sibulat. Talvesibul vahetati mõõduga Peipsi äärset pärit sibulavenelastega. 2 täit rokist 1 täie sibulate eest.
16.–17. sajandil hakati mõisaaedades kasvatama porgandit, kurki, peterselli, kõrvitsat ja tasapisi jõudis nii mõnigi taim ka talupoja-aeda. Aga eriti hinnati ikkagi toidu maitsestamise sibulat ja porgandit, et see annab toidule hea ja õige maitse. Kui veel 19. sajandil kuulusid juuri aiaviljad ainult talvisesse söögisedelisse, mida siis põhimõtteliselt siis selle peki või rasvaga valmistati, siis 20. sajandi esimene pool tõi siin muudatusi ja juuri ja aiaviljadest hakati tegema piimasuppi. Nii on seda paljudes kohtades, nii Raplamaal kui nüüd Järvamaal mainitud, et see supp oli väga jällegi selline, kuidas kuskil talus tehti, kuidas mingi asi suve jooksul valmis sai, kuna said herned valmis, kuna sai porgandit, juba sai harvendada seda peenalt ja välja tõmmata, et nii see supp kogu aeg täiendas ja muutus maitsvaks, algus kasutati kapsalehti seal supile lisamiseks ja nii see supp suve jooksul muutus kogu aeg oma maitset, nii kaua kui siis sügisel olid juba kõik juurviljad, aiaviljad valmis aga siis tulid juba uued söögid peale. Ja sellel ajal siis 20. sajandi alguses muutus ka siis, kui veel juurviljadest rääkida või aiaviljadest, selliseks peolaua uhkuseks ja lahutamatuks osaks peedi ja kõrvitsa äädika marinaadis salatid, mida just mainitakse, et see oli siis talgulaudadel pakuti, et kui olid külas talgud või peres talgud, seal püüti kõige uhkemaid toite pakkuda, et siis nagu ennast näidata teiste eest, perenaiste ees, et mida mina oskan valmistada, mida ma panen lauale. Et see oli selline lauauhkus, siis peedi ja kõrvitsa salat. Ja sellel ajal juba tulevad ka esimesed teated tomatist, põhiliselt küll 30-ndatel alles avastati see, et seda räägiti näiteks Aravetel, aga meie kliimas jäi ikka seda haruldaseks, aga meenutati neid perenaisi, kes siis oma peolauale said panna toitude kaunistuseks tomatit ja siis ka hakati juba heeringavaagnale siis panema tomatit juurde. Aga nagu öeldakse, siis Lõuna-Eestis osteti oma need renditalud vabaks linaga, siis Põhja-Eestis tehti seda kartulitega, viidi kartulid viinavabrikutesse, järjest ehitati uusi viinavabrikuid ja talumees sai oma kartuli sinna viia ja sellega oma talu vabaks osta. Aga loomulikult kõik kartul ei viidud ära, vaid osa siis tarvitati ka omale toiduks. Ja see sõigi meie toitumiskultuuris siis tohutu suure murrangu. Kartulikasvatuse algust Järvamaal on hästi täpselt mäletatud siis Peetri kihelkonnas ja Teele Jürgens siis 1923. aasta välitöödest ongi kirja pannud sellise loo, et Palu mõisaproua pakkus kartuliseemet oma talupoegadele. Proovides oli 1814. aastal juba, et üks esimesi kohti, kus siis Eestis hakati üldse kartulit kasvatama. Alguses kasvatati siis seda ainult rohtaedades ja need kutsuti muldõuteks. Ja nagu talupoeg ei oskanudki algus sellest midagi teha, õiget toite teha, küpsetati niisama ahju seest, tuha seest nagu naereiki. Ja hiljem hakati kartulit küpsetama siis maaaugu sees, kaevati maha auk, aeti agu täis, pandi põlema, kui haud olid põlenud, lükati tukk laiali, pandi kartulid sisse, aeti tukk uuesti peale, siis nad seal küpsesid, et see oli siis üks viis. Ennem kui siis tulid sellised 1880 juba tulid sellised esimesed kokaraamatud, kus oli rohkem kartuli retsepte sees ja õpetati rohkem, milliseid toredaid toite saab kartulitest teha. Ja umbes 1870-80 siis jõudiski kartul põllule ja toimus selline kiire kartulikasvatuse areng, et see toidukartulist. Liha söödi vähem, nagu teada üldiselt, nii ka siin Kesk-Eestis, et liha söödi põhiliselt sügisel ja talvel, et see lammaste tapuperiood siis oli mihklipäevast algas, lambaliha kasutati värskelt ja peamine lihaloom oli siga, mida tapeti siis tavaliselt jõuludeks ja sea suurimaks väärtuseks siis peetigi seda rasva. Säilitustingimustest tulenevalt sai värsket liha süüa ainult pärast tapmist, sea tapupäeval keetiti kontides suppi
ja pühadeks siis valmistati ka pasteet ja ahjupraadi. Värsket liha säilitamine olenes veel 20. sajandi esimesel poolel ilmastikust. Liha pandi tükkidena lihtsalt hange, lumehange. Mõnel pool keerati lihatükk veel enne soolves kastetud palaka sisse. 30. aastatest on mäletatud, et käreda talveaja sai terve jaanuari pruuni soustiga värsket liha ning kotlette. Kodulinde peeti eelkõige munade saamiseks. See on jälle suur erinevus, siis kui lugeda materjale kõik selle ranniku Eesti kohta, saarte kohta, siis seal on tohutult retsepte ja lugusid, kuidas siis neid merelindude mune kasutati ohtralt kevadel omlettide ja igasuguste munaputtude tegemiseks. Aga siin Kesk-Eestis on jah, et öeldud, et kodulinde peeti munade saamiseks ja nii palju, kui neid mune sai, siis neid ka tarvitati. Et väga harva on mingeid toite lugeda, et oleks tehtud siis kanalihast või kukest ja ka veiselihadest on väga vähe mainitud midagi, mida on tehtud. Kuni 20. sajandi keskpaigani oli siis soolaliha kõige toidu tegemise aluseks. Kogu liha tagavara Kesk-Eestis soolati tünni, soolapeki tükkidega siis valmistatigi see toit valmis. Ja muidugi seda jällegi valmistamist jälle mitmekestis ja siis pliitide tulek ja sellel ajal on ka mainitud, et oli armastatud söögiks sai ühepaja toit, et soolalihaga keeteti siis koos kaalikas, kapsas, porgand ning kartul. Ja sellel ajal siis tuli selliseks kiirsöögiks, mida pakuti ka siis sisse astunud juhukülastlistele, praetud pannid soolaliha viilud ärjas ilmadega, aga ka soolapekiga tehtud soust, et see on siis selline jälle hea söök. Liha suitsutamist Järvamaal ei tuntud, siin oli just enne suitsusaunadest juttu Lõuna-Eestile iseloomulik, siis Järvamaal saunu oli väga harva ja selle tõttu ka liha suitsutamist ei tuntud. Reihaahjude ajal, kui veel oli siis suits tares, siis küll kasutati kohati aeglast suitsutamist kerise kohal ja amblast on kirja pandud, et niimoodi suitsutati siis lamba esialgu, mida hiljem hoiti kaeras alles. Värsket sea ja lambaverd tarvitati pannkoogi sarnaste õhukeste verikookide küpsetamiseks. Vere säilitamiseks küpsetati verileiba, verele lisati leiget vett ja odra jagu nii palju, et parast ainas sai. Pekk lõigati kuubikuteks ja lisati sekka, kel oli, see pani ka köömeid. Tehti pikad verileivad, küpsetati ahjus ja viidi aita rukki sisse. Kui talvel keedeti hapukapsa suppi, lõigati pätsist viilud ja käkid sisse, keenud tõsteti välja ja sööti supi kõrval eraldi liual. Nüüd jälle need samad pruunid odrajahust tehtud verekäkid seal supi sees, et see on jälle huvitav lugeda need balti sakslaste mälestustest, et kuidas eestlased on mingid imelikud mustad klimpid supi sees. Et need ongi siis need verekäkkid otsast lõigutud ja siis supi sisse keema pandud klimpid. Selliselt usulistel põhjustel usuti, et veres on looma hing, et see on just teada seal Lääne-Eestis, kus levisid need igasugused erilised usuliikumised, et seal kadus veretoitude söömine. Aga nagu teada, tänapäevalgi verenaised teevad samamoodi, et keedavad siis odratambud pool pehmeks koos pekitükikeste või rasvaga ja maitseainetena lisati varem ainult soola ja sibulat, hiljem hakati lisama ka pipart ja vorstirohtu ja siis, kui taheti teha verivorsti, siis selle pudrule segati juurde ka verd ja topiti see soolikatesse ja keedeti siis läbi, et täpselt nagu tänapäevalgi. Aga muutuse tõi siis jälle pliidil see, et kui ennem lihtsalt seal tulistel kerisekivedel või paja põhjas seda vorsti soendati, siis hakati nüüd siis selle tannide pea rasva ja lihaga seda küpsetama. Ja kala oli üks väga tähtis toit, mida siis vahetati Kolga ja Juminda rannakaluritega täie vastu, et ühe kilo silgu vastu saadi 2 kilo rukkeid ja vähemalt 50 kilo osteti korraga neid soolasilku või siis osteti toorest räime ja tehti ise ta soolasilguks. Ja soolasilk on ju üks tohutu tähtis toiduaine olnud mitte ainult siin Kesk-Eestis, vaid ka mujal Eestis. Ja tõesti see toiduainest
toidualast materjali Eesti Rahva Muuseumis on hästi palju, et sinna, kes tahab täpsemaid retsepte saada või valmistusviise, siis tasub tulla sinna neid materjali lugema. Aga lõpetuseks ütlen ma seda, et kui me loeme neid asju, et söödi seal odratangu ja silku ja osteti tünneeringad koju, et siis mõtleme, et küll söödi kehvalt ja üksluiselt, aga kui me võtame seda, et mida siis inimene vajab, füüsilist tööd tehev inimene, siis ta vajaski selliseid rammusaid toite, rasvast soolast kala, rasvast liha, tanguputru, jämedat jahustrukki leiba, nagu tänapäevalgi soovitatakse, vitamiine, ta ei teadnud, et need on vitamiinid, aga ta sõi juurvilju palju, ta sõi palju hapukapsast, tänapäeval igal pool kirjutatakse, sööge hapukapsast, saate C-vitamiine, osta apteekist seda, et rauaallikaks olid veretoidud, valku saadi kaunviljadest, mida söödi väga palju ubaernest, et kui me niimoodi hakime lahti selle meie vaese Eesti talupoja toidulaua, siis me näeme, et tegelikult ta sai rauda ja valku ja vitamiini ja kõike, mida vaja oli, et siin karmis talves vastu pidada. Suur aitäh teile kuulamast, et rääkisime. Mainitud, et hommikul kohvi kõrvale pakuti teile paid ja pirukat ja Kehtna karaskit. Aga kuna on selline ütlemine, et tühjad püksid ei seisa püsti, siis nüüd on küll see aeg, kui me hakkame teid sööma lubama.